Tere head kõik Argo Vara Facebooki fännid ja kõik kinnisvara huvilised. Minu nimi on Elari Tamm ja te olete vaatamas jälle järjekordset Argo Vara webinari ja tänane teema on siis meil tegelikult maikuu kinnisvaraturu ülevaade ja olen endale kutsunud täna siia kaasa kaks tubli spetsialisti. Mihklit juba tunnete, kes te olete meid järjepidevalt vaadanud. Mihkel Eliste, meie kinnisvara analüütik ja kutsuline hindaja. Tere hommikust, Mihkel! Tere hommikust! Ja Kari Selgis, meie Tallinna Rävala büroo maakler. Tere hommikust, Kari! Tere hommikust! Mina olen täna laivis siit Viljandist ja tee siia oli mõnusalt suvine ja ma võtsin ühe alternatiivse tee loomulikult. Ma mõtlesin, et ma olen rebel ja valisin siis otsema tee ja pean tunnistama, et see osutus täiesti õigeks. Kari, sulle meeldib ka Eestimaa ringi sõita. Kas võtad pigem selliseid alternatiivseid teid või lähed tavapärast teed? No ütleme, kui aega on, siis ikka alternatiivsed teed on huvitavamad. No just. Mihkel, sina oled Rakverest pärit ja sõidad väga sageli Tallinna ja Rakvere maanteed pidi ja minu meelest see on üks, nagu vist nimetuse kohati isegi lennuväljaks. Seal milliseid alternatiivseid teid on Tallinna ja Rakvere vahel üldse? Eks läbi Tapa ja Aegviidu saab ka minna, aga kiiremini sealt ei saa. Jah, kui kiirus on tähtis, siis ma saan aru, et Tallinn Rakvere on pigem siis lennuvälja teema. Saab lennata. Aga okei, läheme tänase teema juurde ja räägime tegelikult maikuu kinnisvaraturu ülevaatest. Ja ette öeldes, et kui te soovite, meil sai just ka valmis maikuu turu ülevaade, Mihkel on selle koostanud ja kui te olete huvitatud sellest turu ülevaatest, siis me paneme ka selle lingi siia, kus te saate siis registreerida ennast ja iga kuu tellida endale siis e-mailile see värske. Aga Mihkel, alustame maikuu kinnisvaraturu ülevaatest, et üks lause, mis mulle sellest meelde jäi kohe, oli see, et me ei ole jätkuvalt buumiaegses, ütleme siis tasemel, ei turuaktiivsuse, ei siis ütleme müügiaktiivsuse puhul, et milline see aktiivsus siis maikuus tegelikult oli? Maikuus põhimõtteliselt võis täheldada seda, et eeskätt siis Tallinna näitel tehingute arv ei ole enam viimase 3 kuu jooksul uusi tippe teinud. Ehk siis me oleme viimased 3 kuud olnud suhteliselt sarnasel tehingute arvu tasemel ja see on siis hakanud vaikselt allapoole tulema. Et arvestades pakkumiste mahtu, siis isegi kui nõudlus täna veel nagu kasvaks, siis siit edasi tõusta tehingute arvu poolest on suhteliselt keeruline, kuna pakkumise maht on lihtsalt niivõrd väike. Ja kui me vaatame maikuu turgu nagu laiemalt, siis me pigem nägime nüüd tehingute arvu kasvu väljaspool Tallinnat olevates piirkondades, ehk siis ennekõike Eesti väiksemates piirkondades. Et iseenesest see on loogiline protsess, et kui Tallinnas ja teistes suuremates keskustes tehingute arv väga kiiresti kasvab, siis mõningase viitajaga need samasugused trendid jõuavad ka näiteks Eesti väikelinnadesse. See on huvitav teema, võtame sellest veel sabast kinni pärast, räägime veel väikelinnadest ka. Kari, sina müüd täna pigem siis suurlinnas, Tallinnas ja äärelinnas seal korterid ja ridamaju. Milline on see müügitempo olnud maikuus seal, kui sa neid Kiskles, neid ridamaju ja korterid oled müünud? Kas turistid on ukse taga? Jaa, ütleme, huvi on meeldivalt aktiivne, aga ei saa öelda, et jah, mingisuguse buumiga oleks tegu, et inimesed tulevad ja ainult ostavad. Et siuke, ütleks täitsa tavapärane. Inimesed rahulikult käivad, mõtlevad, vaatavad ja ei saa kurta, nagu müügitempo täitsa tavaline. Mulle tundubki, et see sõltub nagu sellest objektist, see sõltub natukene ka sellest, et kui palju need objekte konkreetses piirkonnas on. Hiljuti mõni päev tagasi just rääkisin meie maakleriga Liiaga, Koreliinega, Tallinna Rävala maakler. Ja kui tema ütles siis näiteks, et üleeile tuli Lasnamäe korter või Õismäel korter müüki, 2-toaline korter 99 000-ga. Ja vaatas just hindajate poole, mõtles, et hindajad, kust te selle hinna välja võluta mulle, siis see ostja oli olemas sisuliselt sama päeva õhtuks, kes siis leppisid seal küll natukene madalama hinna kokku, aga
aga ma saan aru, et see ei olnud ainus huviline, neid oli veel. Mihkel, vaataks siis korraks peale Tallinna numbritele, mis toimus maikuus. Võtame Harjumaa tervikuna, et mis oli Harjumaa tehingute data? Läheb natuke aega. Okei. Mis sul ees on? On Tallinna ees kohe? Ei, kohe on Harjumaa, kui te konkreetseid numbreid tahate. Eelmise kuu näitel siis ütleme 1259 tehingut. Et kui võrdleme seda näiteks aprilliga, siis oli mõnevõrra vähem, aga siis ütleme ka 7 tehingut vähem kui märtsis, ehk siis nii Tallinnas kui sellest väljaspool nagu need turudünaamika muutused on olnud suhteliselt analoogsed viimastel kuudel, et kui Tallinnas tehingute arv suureneb, siis ta kipub samaaegselt suurenema ka Tallinna lähiümbruses ja kui väheneb, siis täpselt samamoodi. Et kui me nüüd vaatame, mis need numbrid võrreldes aastatagusega olid, siis me muidugi näeme seal väga suuri numbreid, ehk siis võrreldes eelmise aasta maikuuga tehingute arv näiteks Harjumaal tervikuna kasvas seal 78% ja aprillis 120%. Et seda nagu turule kui tervikule üldistada selles suhtes ei saa, et me peame meenutama, et eelmise aasta kevadisse perioodi jäi siis riikliku eriolukorra aegne periood ja siis inimesed olid nii-öelda paanikas, keegi ei julgenud midagi osta, inimesed ei pannud ka oma asju müüki, et selles suhtes nende järgnevate koroona nii-öelda lainete ajal me ei ole sellist ostupaanikat näinud. Ja kui hindu vaatame, siis Harjumaal tervikuna eelmise aasta maikuus oli hinnatase meil 1946 eurot, see aasta oli 2004 eurot, ehk siis hinnakasvuks on olnud seal ligi 3%, et mis statistiliselt on justkui väga aeglane, aga siin on jällegi statistiliselt teatud moonutused, et kui me vaatame, mis eelmise aasta maikuus näiteks toimus, siis järelturu aktiivsus oli väga madal, aga uute korterite turuaktiivsus oli suhteliselt kõrge, mis tuleneb sellest, et uute korterite tehingud on siis tegelikkuses kokku lepitud oluliselt varem ja nad siis on lihtsalt kohustatud notaris käima, sest muidu nad jäävad oma sissemaksest ilma. Aga sellise tehingute struktuuri muutuse tõttu siis see keskmine läks eelmise aasta kevadel üsna kõrgeks. Et veel näiteks aprilli näitel Harjumaal hinnakasv oli ligi 9%, mis siis on natuke reaalsem, iseloomustades siis seda, mis meil täna ka päriselt turul toimub, kus siis hinnakasv sõltuvalt korteri tüübist ja vanusest on seal valdavalt 6–10% vahemik. Sa oled täheldanud, et magalate hinnad maikuus tegelikult tegid väikese languse või väikese tagasimineku või oli see lihtsalt praegu selline, kuidas ma ütlen, koroonajärgne anomaalia? See tuli nagu ilmsiks eeskätt, ütleme, Mustamäe 60-ndatel ehitatud tüüpkorterite näitel. Et ma ei ole tervet Eestit nagu samamoodi kaardistama hakanud ja ma arvan, et need samasugused trendid ei jõua sarnastesse piirkondadesse samaaegselt, aga Mustamäe on siis olnud üks aktiivsemaid piirkondi, kus osalevad nii omakasutusse ostjad ehk siis need, kes elukohta tahavad, kui ka need, kes kinnisvarast investeerivad. Et kuna täna ülikoolide ümbruskond on endiselt väga atraktiivne kinnisvara investeeringuteks, kuna tahes tahtmata see koroona asi meil siin ei kesta lõpmatult ja tudengid lähevad kooli tagasi ja küll ka see lühiajaline majutus saab jälle hoo sisse, et selles suhtes kinnisvara investeeringute osakaal tehtud tehingutes Tallinnas on selle aasta alguses olnud oluliselt kõrgem kui varasematel aastatel. Ja Mustamäel me siis nägime, et eelmise aasta kevadest alates kuni selle aasta kevadeni seal hinnad kasvasid ligi 3% võrra teatud juhtudel, mis on siis väga kiire kasvutempo ja mis ei ole siis sugugi jätkusuutlik, kui see peaks pikemalt kestma. Ja maikuus me siis nägime, et see hinnatase hakkas sealt justkui üsna kiirelt jälle allapoole tulema. Et kui me turgu vaatame, mis pakkumishindades või tehinguhindades Mustamäel toimub, siis me ei saa mitte kuidagi väita, et hinnad languses oleks. Et see statistiline langus võib siis pelgalt tulla näiteks sellest, et hea ja väga hea siseviimistlusega korterite hinnad on näiteks nii kõrged, et inimesed peavad hoopis ostma nüüd neid, mis on kehvema siseviimistluse seisukorraga, aga kuna need korterid on odavamad, siis see võib selle keskmise justkui viia alla ja tekitada nii-öelda anomaalia, et hinnad oleksid justkui languses. Eks nüüd lähikuudel paistab, mis see tegelik olukord seal on, aga kui me maikuud nagu tervikuna vaatame, siis me pigem nägime hinnakasvu tempo aeglustumist, et tarbija käitumine oli oluliselt ratsionaalsem juba kui märtsis või aprillis, et selliseid meedias palju läbi käinud mingid enampakkumise jutte enam ei ole väga räägitud ja ütleme, turg on jõudnud
suhteliselt analoogsesse olukorda, nagu ta oli, ütleme, enne koroonapandeemiat, et tehingute arv on küll kõrge, aga ma ei näe, et see oleks nüüd võrreldav seal aastaga 2006 või 2007. Kari, milline see ostja täna on, kes neid ridamaju ja korterit ka seal Diskre pool ostab? On pigem nooremad, on pigem vanemad? Kes su selline keskmine ostja on? Tead, nii nooremaid kui vanemaid, et on olnud päris esimese oma elamispinna ostjaid. Vanemad inimesed pigem ongi see tendents, et müüvad suurema elamise maha praegu ja tulevad, ostavad väiksema, madalamate halduskuludega korteri. Ja siis muidugi need, kes nüüd järelkasvu oodata, müüvad Õismäel, Mustamäel, valdav klientuur siin Harku valla tuleb just sealt poolt, müüvad oma väiksema korteri maha ja ostavad siis suurema sinna. Et ostjaid on nii noori kui vanu. Mihkel, sina just tegid hiljuti, andsid ühe kommentaari sellel teemal, mis puudutab siis neid keskmist ostjat. Mis oli sinu selline sissevaade, et kes need täna need peamised ostjad on, sest üks oluline märksõna on olnud üldse praegu, et ostjad ostavad oma vahenditest. Kellel on siis täna oma vahendid, et sellisel viisil tehinguid teha? Mis ostjate nagu vanuselist jaotust puudutab, siis kui me eluasemelaenude väljastamist näiteks Eestis vaatame, siis jätkuvalt kõige aktiivsem jaegrupp on seal vanuses 28 kuni 32 ja see ei ole siis viimastel aastatel oluliselt muutunud. Kui me üksikelamute turgu vaatame, siis liigume sealt edasi, jõuame kusagil vanusesse keskelt läbi, ütleme 35. Ja kui me vaatame nüüd Eesti demograafilisi trende, arvestame palju näiteks laulva revolutsiooni perioodil sündimus oli, see oli siis oluliselt kõrgem kui näiteks 90ndate alguses, kui mina olen sündinud, et võib eeldada, et lähiaastatel siis näiteks üksikelamute ja ridaelamu korterite turg on väga aktiivne ja kinnisvara arendajatel seal turusegmendis on suhteliselt atraktiivne olla. Et mis nüüd näiteks tüüpkorterite turgu puudutab, siis nooremapoolsete ostjate osakaalu vähenemine tõenäoliselt lähima 5 aasta vältel jõuab sinna turule negatiivse fooniga, ehk siis me ei saa prognoosida sinna mingisugust märkimisväärset tehingute arvu kasvu, seda üle Eestiliselt tervikuna. Demograafiline olukord ei ole suures osas muutunud ja arusaadav. No lapsi on juurde vaja, see on üks asi selge ja ka aga Kari, ma tahtsin küsida veel sinu ütleme seda äri vaadates, et kui palju sina näed seda sularahas ostmist versus panga kaudu ostmist ja kui kiiresti pangad täna töötavad selleks, et saaksid vastused ja saaksid oma kodud ostetud? Pankade poolt nagu vastuse saamisega enam ei ole probleeme võrreldes nüüd, kui see koroona esimene laine tuli, et siis paljudel huvilistel nad pidid pettuma, kuna pangad kiiresti kärpisid laenuvõimekust. Aga tänasel päeval nagu pankadega probleeme ei ole ja need, kes tulevad nagu oma finantseeringuga või täies mahus finantseerivad ise seda, ongi pigem vanemapoolsed inimesed, kes siis müüvad olemasoleva maha, sääste on. Viimane klient oli näide, ema ja vanaema müüsid korteri maha ja ostsid 2 peale siis ühe ridaelamu boksi, et 2 korterist saadi nii palju raha kokku. Okei, nii et optimeeritakse, leitakse. Ja ilmselgelt, millest me oleme ka varem rääkinud, on see, et kui elamufond ei uuene nii kiiresti, nagu võib-olla nõudlus oleks, et inimestel on ju vajadus parema elukoha järgi ja elutaseme järgi ja kui neid ei teki juurde piisavalt või see hinnatase ei ole sobiv, siis see võib olla väike probleem. Mihkel, oma analüüsis sa ütled sellise lause, et üleriigiliselt aktiivse korterituru taustal on olnud märgata üha enam üksikute arendusprojektide algatamist Tartu ja Harjumaalt väljaspool. Kus see peamine nagu siis teravik on? On see Lääne-Virumaa või on see igal pool ühtlaselt? Pigem on see igal pool juba. Et kui me siin 2018 alates hakkasime nagu üksikuid arendusi nägema, ütleme Rakveres, Viljandis, Haapsalus või siis ütleme aastas kusagil 2017-2018 võib-olla juba. Et täna me pigem näeme juba uusarendusi või nende siis algatamise soove ka muudes Eesti piirkondades, mis ei ole nii atraktiivsed pikemas perspektiivis.
eeskätt siis elanike arvu olemasoleva olukorra ja siis prognoosi alusel. Et meil on näiteks Võrus on mingeid rekonstrueerimisprojekte, meil on Põlvas praegu tehakse mingisugust uut arendust ja ütleme selles suhtes, Harjumaal ka Kehras näiteks müüakse uusi kortereid praegu ja ütleme Rakveresse kavandatakse hoogsasti väga suuri arendusi, et kus jutt käib seal 3-kohalistest korterite koguarvu numbritest. Et ma ei usu, et kõik need projektid realiseeruvad, aga sellegipoolest virtuaalselt neid arendusi justkui kavandatakse. Et selle kogu info taustal ma võiks siis justkui väita, et arendajad on üsna optimistlikud. Et kui väikelinnadesse keegi kavandab mingisugust arendust, mille kogu maht ületab näiteks 3 või kuni 5-kordselt olemasoleva korterite pakkumiste arvu, siis kui me näiteks Tallinnaga võrdleme, et kui täna keegi tuleks turule 15 000 korteriga arendusprojektiga, siis kõlaks ikka väga ulmelt. Aga väikelinnades selliseid plaane inimestel on. Ja kuidas Kari, sina näed, et põlluarendused on uuesti trendiks muutumas ja see 15 000 ostub muidugi ulmeliselt suur number, aga ma arvan, et mida me siin ju oleme ise näinud, on selline 1000 ja 1500 korterit planeeringud, et pigem kuidas sa näed täna ise võib-olla ääre linna poole tegutsedes, et on siis neid uusi megaarendusi tulemas? Jah, kui me võtamegi seda Tiskre ala, ütleme Rannamõisa teest Harku järveni, põlluks, et kuskile peab ju ehitama, et metsa alati ei saa ehitada. Ükskord on see piirkond ilus, aga seal on jah, et väga suured plaanid arendajatel ja kogu see keskkond seal juba areneb, et Prisma ehitab kaubanduskeskust, kool tuleb veel, et infra areneb ja hinnad tõusevad seal piirkonnas juba, ütleme, kui eelmine aasta oli siuke ridaelamu keskmine müügihind seal võib-olla seal 1700-800 eurot ruudu eest, siis tänasel päeval on 2000 ja pluss juba. Et on aastaga teinud päris korraliku tõusu, eks seal taga ole ilmselt ka natukene see ehitushindade tõus, ehitusmaterjalide hindade tõus, aga ka üldine nii-öelda huvi piirkonna vastu ja arenev piirkond. Just, ilmselgelt ei ole täna ostjate elu kõige lihtsam. Sellepärast ma kindlasti soovitan teil kinnisvara spetsialistidega nõu pidada enne, kui te hakkate kinnisvara ostma või ka müüma, et milline see õige hind oleks. Mihkel, läheme korraks Tartusse, räägime Tartu turust maikuus. Milline on see trend olnud, et 2019-2020 oli juba omaette kasv, milline on olnud siis see aasta võrreldes eelmiste? Tartus selles suhtes olukord on olnud kogu selle koroona aja vältel oluliselt optimistlikum kui Tallinnas. Et kui see riikliku eriolukorra periood tuli ja mis sellele järgnes, Tartus ei olnud sugugi nii paaniline nagu Harjumaal. Ja kui me vaatame ka sellest kriisist taastumist, siis Tartus oli see oluliselt kiirem loomulikult kui Tallinnas. Ja näiteks võtame ka koroonakriisis kõige tugevamalt mõjutatud turusegmendid, ehk eeskätt näiteks üüriturg. Siis Tartus me ei ole näinud nii suurt üürikorterite pakkumiste arvu kasvu kui Tallinnas, ei ole näinud ka nii sügavat üürihindade langust. Et selles suhtes Tartu kinnisvarainvestoritel on olukord olnud palju positiivsem kui Tallinnas. Ja üldplaanis viimastel kuudel tehingute arvu muutus nii Tartus kui Tallinnas on olnud suhteliselt analoogne, et ka Tartus tehingute arv viimased 3 kuud on olnud suhteliselt sarnasel tasemel, et kui siin eelmine kuu tehti 213 ostumüügitehingut, siis aprillis 219 ja märtsis 211. Ja kui seda siis aastatagusega võrdleme, siis maikuu näitel me olime seal 120% kõrgemal, aga seal siis jällegi tuleb arvestada seda, et aastatagusel perioodil oli riikliku eriolukorra periood ja kui võrdleme siis aastatagusega turi muutusi, näeme eeskätt väga tugevat järelturu aktiivsuse kasvu. Et uute korterite turusegment on kasvanud mõnevõrra aeglasemalt, aga siiski suhteliselt kiiresti. Ja kui hinnataset vaatame, siis maikuus Tartus mediaanihind oli 1722 eurot
mis siis tehingute struktuuri muutuse tõttu oli ligi 4,7% vähem kui aprillis. Sealjuures siis mingisugusest hinnalangusest turul tegelikkuses rääkida ei saa, vaid seal lihtsalt uute ja vanemate korterite osakaal mõnevõrra muutus. Ja kui aasta taguse sama perioodiga seda võrdleme, siis sarnaselt Tallinnale see oli seal ligi 3% ainuüksi. Aga jällegi siis sealjuures nii-öelda statistilised anomaaliad on, et tehingute struktuur täna ja aasta tagasi oli oluliselt erinev ja neid siis omavahel nagu üks-ühele võrrelda ei maksaks. Et kui vaatame korterite ehitusaasta baasil hinnakasvu Tartus, siis samamoodi nagu Tallinnas, seal ütleme 6–10% vahel, et Tartus ma ütleks, et hinnakasv on täna isegi veidi kiirem kui Tallinnas. Okei. Kari, räägime kohe sinuga natuke kinnistute teemadel, et kui suur huvi on seal. Mihkel, sina võiksid panna valmis natuke infot, mis mujal veel Eestis toimub, kui sul on, mis on võib-olla Pärnu trendid. Kari, kuidas sa iseloomustad, kui suur huvi on praegu erinevate kinnistute järgi Tallinna lähiümbruses? Noh, kinnistuste vastu on nagu huvi alati olnud, aga mida nüüd kliendid nagu hindavad ikkagi, et sul peab kogu see kommunikatsioonid lähedal olema, teedevõrgustik välja ehitatud, on ju, et sul sellega ei teki nagu lisakulusid. Samuti on kaugus hetkel nii-öelda Tallinnast, mis inimesed minu käest on küsinud, on maksimaalne 30 minuti sõidukaugus. Ja loomulikult peab olema ütleme bussiliiklus seal olemas olema. Tähtis on ka, et koolide lasteaedade lähedus on ikkagi olemas, et päris nagu kaugele põllu peale üldiselt väga harva küsitakse kinnistuid. Kas on näha ka juba selliseid suuremaid, ütleme siis arendusprojekte, ainult kinnistute arendusprojekte ka äärelinnas? No jah, sest et seal Vahikülas, Väänas on seal 28 kinnistuga arendus, mille müük on suht hästi läinud. Samuti Merikülas või Meremõisas on hästi suur kinnistuste arendus, aga rohkem ma nagu seal Harku piirkonna või seal suunas ma hetkel ei tea, aga nõudlus klientidel on kindlasti ja nõudlus on ka eramute nii-öelda vastu, et saaks selle kinnistu koos võtmed kätte paketiga. Võib-olla nii palju lisada, et kui nüüd klient on huvitatud, eks ole, kinnistust, siis tegelikult ju panga finantseering tuleb taha alles siis, kui sul on see majakarp mingis osas juba valmis. Noh, see on nii ja naa, et see kõik oleneb kinnistust, see oleneb pahatihti sul peab ikkagi olema mingi tagatisvara olemas juba või siis oma finantseeringu osa hästi suur. Aga jah, nii-öelda standard on see, et kinnistu välja osta, karp peale panna, siis tuleb pank taha. Noh, saad ka varem raha, aga siis see eeldabki sul lisatagatise olemasolu. Just. Okei, Mihkel, vaatame natukene Eestit ka laiemalt, mis su numbrid näitavad, mis toimub siis mujal Eestis kui ainult Tartus ja Tallinnas? Selles suhtes tehingute arvu kasv viimastel kuudel on üleriigiline, et ükskõik millisest piirkonnast me räägime, me näeme kinnisvara väärtuse kasvu ja näeme tehingute arvu kasvu. Et nõudlus elamispindade järele on kasvanud nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka nendest väljaspool. Et selles suhtes mingisuguseid vastassuunas liikuvaid piirkondi ei ole, et isegi Ida-Virumaa mitmetes keskustes me näeme hindade kasvu. Kuna tööpuudus on üsna kiirelt langema asunud märtsi tipust ja jätkab langemist lähikuudel nii siis tööturu üldise paranemise tõttu kui ka hooajaliste tegurite tõttu, kuna suvel tuleb palju üritusi, kus siis on ajutiselt, kui juba vaja tööjõudu ja on juba kuulda, et seda ei leita. Ja juba toitlustuses on samamoodi probleemid, et isikud, kes enne kohvikutes näiteks tööl olid, on vahepeal töötuks jäänud. Tänaseks nad on leidnud juba mingid uued töökohad ja neid tagasi saada on siis võimalik tõenäoliselt ainult palgakasvuga, mis siis omakorda muidugi tähendab inflatsiooni ja nii edasi. Et olukord selles suhtes on põnev. Ja kui sinna kõrvale paneme ka ehitussektoris toormahindade kasvu, et siis suhteliselt keeruline prognoosida, mis siin lähima 12 kuu vältel näiteks ehitusmahtude osas saama hakkab. Et selles suhtes muidugi, kui
näiteks eilseid uudiseid võtame nii Eestis kui globaalselt, siis üsna palju juba räägitakse sellest, et puidu hinna tase on siis üsna kiirelt langusesse pöördunud, et seda, et see kasv nii-öelda samas tempos jätkunud oleks olnud üsna optimistlik arvata, et parem hiljem need toorminnad tulevad allapoole, aga kas see jõuab nüüd puidu nii-öelda turult ka teistesse turusegmentidesse, sealhulgas metallidesse ja teistesse ehitusmaterjalidesse, et ma arvan, see on ainult aja küsimus, et selles suhtes tõenäoliselt see koroona nii-öelda kriisi järgne siis mõju turule on tõenäoliselt ajutine, et ma arvan, see kinnisvarahindade tempokas kasv, mis täna on tõenäoliselt varsti aeglustub, tehingute arvu kasv tõmbab tagasi, seda me oleme juba näinud, et ma arvan, üsna peatselt oleme tagasi seal, kus me olime 2019 aastal enne koroonapandeemiat. Eile või millal, kas ma lugesin statistiline või Eesti Panga prognoos oli majanduskasvule ja ma saan aru, et seda on liigutatud ülespoole ja allapoole, et see on praegu olnud sinna 5,5 kuni 8,5-ni. Selles valguses, milline võiks olla siis see juba nimetasid ka Mihkel seda prognoosi nagu tuleviku kinnisvaraturul, et pigem sa näed tehingute arvu aeglustumist, kas kinnisvara hinnad pigem siis täna Tallinnas, Tartus, Pärnus ja võib-olla ka siis väiksematest linnadest tegelikult on ikkagi jätkuvalt kasvanud? Ja hinnad on see aasta läinud üles juba oluliselt rohkem kui terve eelmise aasta vältel kokku. Ja see kiire kasv tõenäoliselt jätkub ka selle aasta järele jäänud kuude vältel. Aga ütleme, selline kõige tugevam kasv tõenäoliselt on siis juba aset leidnud. Et tõenäoliselt see jäi selle aasta esimesse ja neile teise kvartalisse, mis siis peatselt lõpeb ja ma arvan, et sügisel võib siis nii puhkuste perioodi ehk siis suve lõppemise järgselt kui ka siis selle pensionisamba raha vabanemise tõttu siis tulla korraks nii-öelda ajutine uus tõuge ja see pensioniraha võib siis tõenäoliselt mõjutada enam just madalaminnalisi varasid. Sa nimetasid seda pensionirahade teemat. Kari, kas on tulnud sul mõni klient sinu juurde juba öelnud, et kuule, et ma siin saan sügisel raha kätte näiteks 15 000 eurot, et kuhu ma selle nüüd panen või pigem selliseid kliendid maaklerini ei jõua? Noh, ütleme, selliseid kliente minuni ei ole jõudnud ja üldjuhul vist suurel osal Eesti rahval seda 15 000 seal pensionifondi kogunenud ei ole, et nii palju kui minul neid andmeid käes on, et mina isiklikult arvan võib-olla vastupidiselt Mihklile, et ma ei usu, et sealt nüüd nii meeletud summad välja võetakse või üldse sinna kellelegi nii palju seda kogunud on, et seda nüüd kindlasti kohe kinnisvarasse paigutama hakatakse. See eeldab ka järelikult su laenuvõimekust ju ka samamoodi. Jah, või siis väga odavaid kinnisvara pakkumisi vaadata, et ma olen praegu täna siin Viljandis, sõitsin mööda väikeseid Eesti külasid, nägin päris palju, ütleme ka ehitusjärgus ja vanasid maju, mis on jäänud siis omanikuta. Ma usun, et tegelikult nagu vara osta on Eestis palju omati küsimus on just selles likviidsuses, selles mõttekuses. Aga see on juba teine teema. Meie pool tundi on tegelikult päris kiiresti läbi saanud. Prognoos on tulevikku antud. Meie analüütik Mihkel Eliste on toonud välja selle, et pigem me näeme siis sellist mõõdukat hinnakasvu edasi. See peamine hinnakasv on juba toimunud ja tööpuudus on hakanud alanema, mis tähendab siis seda, et majandusel suure tõenäosusega läheb praegu järgmistel kuudel väga hästi. Aga nagu me oleme vist harjunud sellega, et ette hõisata on väga keeruline, kõik muudatused tulevad üleöö ja väga kiiresti, nii et siis muud, kui peame olema siis teatud mõttes valvel ja iga päev jälgima siis parasjagu toimub. Aga ma tänan Kari Selgist, Tallinna Arko Vara kinnisvarabüroo maakler ja meie kutseline hindaja ja analüütik Mihkel Eliste selle väikese kokkuvõtte eest. Me oleme võtnud kokku maikuu, rääkinud põgusalt Tallinnast, põgusalt Tartust ja muudest piirkondadest. Kui te tahate täpsemini lugeda, siis me paneme selle lingi siia samma streamingu alla ja saate siis lugeda täisülevaadet, mis kinnisvaraturul toimub. Nii et aitäh, Mihkel, aitäh, Kari ja järgmise korrani. Head aega. Nägemist.